Tere päevast ka minu poolt. Alustuseks soovin endagi poolt teile kõigile ilusat Eesti taasiseseisvumise päeva. Ma loodan, et see päev selle suurepärane ilmaga seotud jätkub samas vaimus ja õhtul kulmineerub, oleme kuulnud Tallinnas ka suurepärase ilutulestikuga. See on üsna haruldane, et augusti lõpus on sellised ilmad. Ma usun, et olete minuga nõus. Kuid rääkides sellest öölapse laulust ja meie sõprusest Nele-Liisiga, siis mul tuli üks lugu sellega seoses meelde, kas see on omamoodi võib-olla humoorikas. Me mõnikord, kui me Nele-Liisiga koos käime kontserte andmas, siis me oleme seda laulu ikka laulnud. Kuid siis ükskord, sellest on paar aastat tagasi, üks eratellija palus meid enda sünnipäevale esinema, mind, Nele-Liisi ja Olav Ehalat. Ja nende erisoov oli sünnipäeva lapsel just, et loomulikult Nele-Liis laulaks seda öölvast. Ja siis ta küsis, et kas ikkagi Jassi Zaharov, kes on selle algupärane esindaja, tuleks ka esinema koos Nele-Liisiga seda pala, sellepärast et loomulikult Jassi esitus on kõige kõrvus. Ja siis Nele-Liis ütles, et paraku Jassi ei saa tulla, et vot mul on laul kaasas. Ja siis tellija oli üsna kahtleval seisukohal, et kas ta ikka peab inimesega. Et ei tea, et see on ikka kahtlane värk, et ei ole päris Jassi. Aga lõpuks Nele-Liis rääkis ta siis ikkagi nii-öelda ära, et ma võisin temaga kaasa minna ja seda laulu esitada. Siis me esitasimegi selle laulu ja siis tellija soovis seda laulu, et te võisite tegelikult, meil oli 5 lugu kavastada sulle, te võiksite ainult 5 korda järjest seda laulu. Ja siis me ütlesime, et ärme ikka tee 5 korda järjest, et teeme need teised lood ka. Ja siis, kui see pidu osa oli läbi, siis proua tuli meie juurde ja ütles, et Nele-Liis, et ma tõesti pean tunnistama, et ma pean sõnus öelma, et ta laulis seda väga hästi, vaata, et paremini kui Jassi on üks asi on kindel, ta näeb oluliselt parem välja. Ta on selline laul, selline lugu siis selle lauluga seoses. Kui jätkame armastuse teemadel ja saame kohe teada, mis värvi see võiks olla.